Selleks, et seda ülesannet lahendada, ma kõigepealt proovin leida niimoodi, et ühel pool on logaritm mingi asjast, on sama, mis võrdub siis logaritm mingist asjast. Ja et seda teha, siis kõigepealt meil on vaja teha niimoodi, et selle arvu, selle 2 siin, me saame ka samale alusele, mis on teised logaritmid siin. Ehk siis, kui meil on logaritm alusel A arvust B, siis see võrdub C. Mida see tähendab, on see, kui võtta A astmesse C, siis saab B. Ja nüüd, et leida siis, ja me teame, et need teised logaritmid siin on alusel 10, kuidas me seda teame, kuigi siia ei ole seda kirjutatud, on see, et see on lihtsalt kokkulepe, et kui logaritm on alusel 10, siis me lihtsalt ei kirjuta seda. Mis meil sisuliselt on vaja leida, on logaritm alusel 10, siis B 2 ja siis vastus on 2. Ehk siis, mis meil on vaja, on see, et meil on vaja leida 10 astmes 2 võrdub B ja see võrdub 100. Nii et me saame nüüd selle sama asja ümber kirjutada niimoodi, et logaritm 36 miinus x kuubis miinus logaritm 6 võrdub logaritm 100 pluss logaritm 1 kuuendikku. Nüüd, kuidas seda edasi lihtsustada, on see näiteks, et logaritmidel on selline omadus, et logaritm A miinus logaritm B on sama, mis logaritm A jagatud B-ga. Ja samuti logaritm A pluss logaritm B-st on siis sama, mis logaritm A korrutada B-st. Ja me saame kasutada neid omadusi, et kummalegi poole siis saada midagi lihtsamalt. Nii et ühele poole meil jääb logaritm 36 miinus x kuubis jagatud 6-ga. Ja siis teisele poole meil jääb logaritm 100 korrutada 1 kuuendik. Ja nüüd me saame põhimõtteliselt ära jätta need märgid siin. Et nüüd me saame 36 miinus x astmes 3 jagada 6-ga võrdub siis 100 kuuendikku. Nüüd, mis me saame teha, on see, et me viime kõik ühele murrujoonele. Meil on 36 miinus x astmest 3 miinus 100. Kõik see on jagatud 6-ga ja võrdub 0. Ja nüüd me saame korrutada seda kõike 6-ga. Nii et me saame, et põhimõtteliselt see 6 taandub ära, kui me kõike 6-ga korrutame. Nii et meil on miinus x astmes 3 ja siis 36 miinus 100, mis võrdub siis miinus 40 või 64. See võrdub 0-ga. Ja nüüd viime siis ühe teisele poole või selle miinus 3 teisele poole ja leiame sellest miinus 64-st leiame siis kuupjuure võtame ja me saame, et x on miinus 4. Ja nüüd ilus on seda kontrollida ka. Kontrollis on oluline see, et kui meil on logaritm alusel A B-st võrdub C, siis A peab olema suurem 0-st, A ei tohi võrduda 1 ja B peab olema suurem 0-st. Nii et asendame tagasi ja siis vaatame, kas ega see ei tekita probleeme meil. Kõigepealt meil on logaritm, ma teen selle tegelikult teise värviga. Meil on logaritm 36 miinus 4 kuubis miinus logaritm alusel 10 siis 6-st. Nii see on vasak pool. Ja vaatame, mis see nüüd tuleb. Ja see siis tuleb logaritm siis 100-st miinus logaritm 6. Ja see siis on sama, mis logaritm 100 jagatud 6-ga. Ja siis parem pool on meil 2 pluss logaritm 1 kuuendik, mis on siis sama, mis logaritm 100 pluss logaritm 1 kuuendik ühest kuuendikust ja siis see on sama, mis logaritm 100 jagada 6-ga.
nii et vasak pool võrdub parem pool, nii et see on üks viis seda ülesannet lahendada.